Käes on vaimse tervise kuu, oktoober. Mis on vaimne tervis? Ja kui me mõtleme selle peale, et mis on üldse tervis, siis me nagu teame vastust. See on see, kui me ei ole haiged. Ja meil on füüsiliselt kõik korras, meil on hea olla. Aga kas me alati tunneme ära selle, kui meie hinges on äng, kui meie hinges on rahutus ja me ei oska sellega midagi peale hakata, me ei oska isegi abi küsida. Hingehoidjana kogen ma igapäevaselt vesteldes meie haiglas ravil olevate inimestega, et inimese tervis, füüsiline tervis ja vaimne tervis ei ole omavahel alati seotud. Et inimene võib olla täiesti raskelt ja pöördumatult haige, aga tema hinges on rahu. Ja me näeme ka oma igapäevases elus ja mõnikord ka iseenda puhul, et justkui meil on kõik hästi. Me oleme materiaalselt kindlustatud, meie pereelu on korras, aga meie hing, meie vaim on ängis. Et mis siis teha? Mis on see, mis meid aitab? Ja mis on see, mis toob selle vaimse tervise, mis toob hingerahu? Esimene mõte on see, et me oleme tänulikud. Me oleme tänulikud selle eest, juba sellegi eest, et me üldse siia maailma sündisime. Et meil on olemas see elu, mis meil on, me oma ainukordsed kogemused, need inimesed, kellega me igapäevaselt kokku puutume. Meie pere, meie lähedased, meie töö. Ja ka need rasked kogemused, millest me võib-olla tahaksime olla hoidunud, aga mis on meie ellu tulnud kui õppetunnid, kui ülesanded. Et me saame olla tõepoolest iga hetke eest tänulikud. Teiseks, kui ma mõtlen vaimse tervise peale ja hingerahu peale, on see, et kui me leiame üles oma elu mõtte. Tihti kaob see ära igapäevases sekelduses, igapäevases toimetamises, kiirustamises. Aga see, mis on see mõte, miks me üldse elame siin maailmas ja mis on meie ülesanne? Ja kui me hakkame taipama, et me oleme osa suuremast tervikust ja me hakkame taipama seda, et me oleme ainukordsed, et meie elu on ainukordne ja me hakkame seda oma ainukordset elu aktsepteerima. Me võtame ise ennast vastu ja sealt kaudu me leiame, et see, mis on tegelikult parim, mis minu elus olla saab. Selle nimi ongi ju leppimine. Ja kolmas, minu jaoks väga oluline mõte, mis puudutab inimese hingelist ja vaimset tervist, on see, et me leiaksime enda jaoks inimese, keda me usaldame, kellele me saame rääkida oma muredest, oma probleemidest ja ka rõõmudest. Inimene on rääkiv olevus. See eristab meid teistest elavatest olenditest. See, et me saame sõnastada, me saame jagada, väljendada oma hinges toimuvat, see ise juba on tervendav. Ja see usaldus, mida me saame ise pakkuda nendele inimestele, kes meie juurde tulevad oma muredega. Ma ei mõtle ainult professionaalses mõttes nõustamist. Ma mõtlen ka seda, et me saame igaüks üksteisel olla hinge hoidjad, olla kuulajad, ärakuulajad, ilma tähendusi, ilma hinnanguid, eelarvamusi andmata. Et see on see, mida me mõtleme ka täna oktoobris, et hakkame märkama ka üksteist. Hakkame märkama üksteise hingeseisundeid, emotsioone, mõtteid, varjatut, isegi seda, mida me esmapilgul ei näe, ka vaikimist, et ka see on vaimne tervis, kui me oleme valmis andma
oma tähelepanu, oma hoolimist ja oma armastust nendele inimestele, kellega me kohtume igapäevaselt. Me oleme kõik üksteise hinge hoidjad, üksteise vaimu toetajad, üksteise vaimustajad. Eesti keeles on jah, see hea sõna vaimustuma, inspireerima. Kõik, kes me siin regionaalhaiglas töötame, abistajatena ja kõik need ka inimesed, kes on siin regionaalhaiglas ravil, nende lähedased, me kõik saame olla üksteisele toetajad, ära kuulates, märgates, hoolides, naeratades, tervitades. Need on nii lihtsad asjad, mis me tihti unustame ära, enesesse keerdunult, enese probleemidesse süüvinult. Et kui me teeme silmad lahti ja me näeme teist inimest ja me näeme ka seda tervikut, seda maailma ja siis taipame, et me kõik oleme omavahel seotud. Ja kui tahan kokku võtta, et mis on vaimne tervis, siis ongi see taipamine, et me oleme üks tervik ja me oleme üksteise hingede hoidjad ja vaimse tervise hoidjad. Ja soovingi nüüd oktoobrikuus palliatiivravikeskuse hingehoidjate, psühholoogide, meie teiste kolleegide poolt head hoidmist, head enda ja üksteise hoidmist.